Tere, kallid sõbrad! Kätte on jõudnud siis see kõige kauaoodatum aasta lõpp ja seoses sellega hakkamegi siis vaatama, milliseks kujuneb aasta 2024. Ütlen kohe ausalt täna, mina veel mitte midagi vaadanud ei ole. Kaardid on mul siin ja hakkamegi siis vaatama. Ma usun, et kõigepealt vaataks maailma energiaid, kuna maailma asjad mõjutavad ka meid, siis seda pisikest Eestit me kohe vaatama ei hakkagi. Vaatame ennem ära, mida ta räägib siis üleüldiselt. Okei. Ma siis võtan enda kaardid. Need pole nüüd minu kaardid, on minu kirjutatud kaardid. Aitäh, Grete, siis kaartide eest. Ja ma arvan, et kõige enne, mida me vaatame, paneme siis 12 kuud. Ehk siis ma panen 12 kaarti ja 2 mõjutavad. Et üle maailma, mis energiat siis 2024 tuleb. Meil on tulemas draakoni aasta. Mina olen draakoni aastal sündinud. Draakon on ju suur, see tähendab seda, et võib tulla väga suurte muutustega aasta. Et ta jääb nagu kõigidest teistest nagu rohkem silma. Et ta ei tohiks mingi kaval aasta tulla, vaata kui roti aasta, et siis on nagu kavalust seal hästi palju, eks ju. Et siis oli meil see koera aasta, kus oli hästi palju sellist ustavust ja sellist sõprade leidmist, eks ju. Praegu, mis aasta meil praegu on, kas on jänes, kui ma ei eksi. Et kõik energiad hästi kiiresti muutuvad. Ma segan ära. Ma ei küsi siis draakoni aasta kohta, vaid ma küsin üleüldiselt 2024. 2024. Ja vaatame siis üle maailma, vaatame siis seda meie maakera. Kohe tuli maailma kaart. Vaatame siis meie maakera. Kohe ütleb ära, et apastnast, see on siis, mul on vene kaardid, eks, mis ma Venemaalt olin kirjutanud, see on see ohtlikkuse kaart, et mul on tunne, et ta hoiatab, et ütleme, et kui meil eelmine aasta ja siis ütleme, et üle-eelmine aasta olid seal mingid sõjaalged, siis et kõik see vana, mis me arvasime, et millest me oleme juba aru saanud või siis nendest süsteemidest, nagu me oleme aru saanud, et suur võimalus on see, et tuleval aastal lükatakse need ümber kõik, et sa hakkad hoopis uusi arvamusi omaks võtma. Ja võivad ka mingid suuremad sellised valed või vassimised välja tulla. Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember. Mina siit, kui ma siit nüüd üleüldiselt kaarte vaatan, siis ma ei saa öelda, et jah, mõjutavad kaardid on küll need ohtlikkuse kaardid, aga kui ma nüüd panen need eraldi nüüd kuukaupa 12 kaarti, siis ma ütlen kohe ära, et selliseid, ütleme, et meid siis mõjutatavaid grandioosseid muutusi ma ei näe. Aga kui ma vaatan maailmapilti, siis siin näitabki vanade vigade eest maksmist. Ehk siis vanad asjad võetakse käsile ja siis tahetakse siis nende eest nagu mingid vigade parandust või siis, et leitakse, et ma ei tea, et 100 aastat tagasi oli niimoodi, et ma sooviks nüüd hoopis võib-olla seda asja siis näiteks tagasi, nii nagu oli 100 aastat tagasi, eks ju. Et siin, ma ei usu, et kuskil mujal lahvataks nagu väga mingisugune suurem sõda, aga mul on tunne, et nagu, ta tuleb nagu teistmoodi tuleb see ohtlikkusega, et ma vaatan korraks täpsemalt. Ei, see ei ole, ma ei näe, et sõda mingis suures kohas, praegu ta vähemalt küll seda ei näita. Pigem näitab riikide vahelist eraldatust, tuleb siuke nagu, see on aasta lõpu poole, et see võib ka see olla, et vaata, kui meil COVID aeg läks kõik kinni, et siis järgmine aasta võib ka tulla midagi muud või midagi uut, mis võib jälle meid nagu eraldada kõikidest, kinni panna mingisugused piirid. Et see on nüüd aasta lõpus küll siin väga teema. Ma tean, et praegult on ka veel selline asi nagu õhus, et lastele levib
kopsuviirus, see oli mingi mükoplasma või midagi sarnast, siis ma ütlen, et siin ma nagu seda väga suures maailmapildis ikkagi ei näe, et ta nii ohtlikuks meile läheks. Aga ma ütlen, et kui ma vaatan selliseid suuri energiaid, siis ma ütlengi, et inimesed ikkagi kartma ei peaks. Reisides ma ei ütle, et oleks teatud kohtades mingisuguseid ohtlikkusi. Et noh, kui ma vaataks, siis ma võib-olla läheks isegi pigem esimeses aasta poolest reisile, võib-olla mitte seal aasta lõpus näitab seal mingit eraldatust. Aga mul on tunne, et see ei ole nagu sõdade pärast see eraldatus, aga vaid seal on kas siis riigid lähevad tülli või siis mingid haiguse puhangud. Noh, tänapäeval me ei imesta enam mitte millegi üle, eks ju. Aga rahad, ega no maailmast ei ole veel rahad otsa saanud. Huvitav on see, et ma näen siin hästi palju lastekaarte. No, ma tean, et praegult on ju see teema meil, et lastega seal see kopsuviirus levib, aga mul on tunne, et see ei ole sellega, mida ma juba tean, sest kaart tavaliselt ei hakka näitama seda, mida ma juba tean. Et alates märtsikuust võib tulla mingisugune uus info, mis hakkab mõjutama siis meie lapsi. Mingi uus süsteem või midagi muud siis vahetatakse välja. Aga praegu ma vaatan üle maailmselt, eks ju, ma ei vaata praegult siis ainult Eestit. Aga midagi, mis on nagu just seotud kas siis pere planeerimisega või siis laste saamisega. Kas siis hakkab tekkima, et kas siis ei sünni nagu piisavalt lapsi või siis kuidagi nagu mingid probleemid tekivad sünnitades naistel kuidagi hästi palju või imikutega. Ühesõnaga midagi, mis on nagu päris väikeste lastega, sest see on nagu taassünnikaart, see on ikka päris pisikestega. Me ei räägi siin 2, 3, 4 aastastega, vaid me räägime päris pisikestega. Midagi sealt hakkab tulema. Aga ei, mina ütlen seda, et mina ei näe reisimisega probleeme, ma ise plaanin ka puhkusele minna. Ainuke jah on siis see aasta keskpaik. Siin ma vaatan, et juulikuu toob natuke sellised ärevad energiat mingisuguse suure siis kuju, ütleme, et see on siis meesterahvas, et võib mingi üleminek olla, et maailm hakkab leinama, aga noh, kurjam neid on siin nii palju, et mul on tunne, et see tuleb just sealt poolt, kus on parasjagu need tüliõunad. Noh, tüliõuna ongi meil ju siis praegult, meil on Iisrael, meil on seal see Gaza, eks ju, meil on Ukraina ja meil on Venemaa. Põhja-Korea, ise need hakkab rohkem siis tulema juba. Põhja-Korea on meil, Hiina on ka, eks ju. No ütleme, et nende vahel siis midagi on tulemas. Aga mul on tunne, et draakoni aastal pigem hakkavad asjad paranema. Ma olin ise tegelikult hästi nagu sellises kartlikus energias, ma pigem kartsin, et äkki tuleb veel midagi hullemat, aga mul on tunne, et need draakoni aasta muutused tulevad pigem positiivsed kui negatiivsed. See ei ole nüüd see, et ma nüüd üritaks mõelda hullult positiivset või anda teile hullult positiivset energiat, et kuulge, et ärge nüüd seal kartke, olge seal nurgas on ju, järge nüüd kuskile minge kartuses üldse elada. Aga minu kaardid küll praegu ei viita maailmas siis mingisugustele väga suurtele elumuutvatele muutustele. Aga ma proovin panna natuke teistmoodi, ma võtan omale teised kaardid, ma panen ka sellised nagu piirid paika. Ma proovin panna seal Ameerika, Euroopa, Aasia ja nii edasi. Vaatame siis, vaatame algul seda USA poolt. Ma lähen siia alla välja, vaatame Euroopa ja siit vaatame siis Aafrika. Vaatame siis Venemaa. Ja vaatame siis Hiina. Vot siin Hiina kohal näitab natukene, et seal
seal nüüd mingi teema tuleb. Seal seoses selle Hiinaga tuleb ka valuse kaart. Ja ebaausus, midagi, mis on seotud ikkagi näitab mingisuguse viirusega. Jälle, mul on tunne, et sealt täpselt nagu meil COVID alguses, vaata kui keegi alguses ei uskunud, kui mina kogu aeg rääkisin, et mina näen, et see on tehislik, eks ju, siis praegult juba ma usun, et suurem osa inimesi saavad ka aru, et see, mis see COVID oli tehislik. Ma näen, et midagi uut tuleb sealt jälle. Noh, eks see oligi suur raha teenimise võimalus selle COVIDiga, aga sealt tuleb jälle midagi muud, et mul ongi tunne, et enam nii palju keegi ei viitsigi nende tavaliste sõdadega tegeleda, sest need on ju väga kallid, et siin meil hakkavad tulema need biorelvad ja mul on tunne, et uus mingisugune biorelv on siis tulemas sealt poolt. Aga kuidagi, ma räägin, et see praegult näitab ju, et meil on lastega, ma näen midagi täitsa beebidega kohe täitsa beebidega midagi tuleb, nii et rasedad peaksid ennast väga hoidma. Ja ma vaatan, et kui ma järgmist aastat veel vaatan, et need piirkonnad on veel ohustatud, kus on hästi palju kõrgeid mägesid või mägine ala, seal tulevad ka mingisugused probleemid, mis ei ole nagu aastasadu probleeme tekitanud. Ma ei tea, kas see on seal mingid maanihked või siis maavärinad, ühesõnaga neid võib nüüd rohkem tulla ja mul on kadunud põhilõuna ida pool seal. Aga ma vaatan Euroopa ja USA, siin tuleb kohe see sõpruse kaart, eks ju, seda me võime arvata. Vaatama Venemaad ja Euroopat. Järgmine aasta näitab mingi laevadega mingi teema. Ma ei näe, et otseselt nagu sõjateemaga nagu mingi pinged tulevad ka siis laevadega. Ma ei tea, kas siis meilt leitakse mingi allveelaev või siis keegi hakkab midagi otsima tegema. Ühesõnaga kuskilt saab meie vetes, aga ühesõnaga mingi teema tuleb üldse nagu laevastikuga, mingi suurem teema siis Euroopa ja vaata, kui meil eelmine aasta oli tugev teema, see tangi teema, eks ju, et kui palju on vaja tanke, kui kes saadab kellele tanke, eks ju, tuleb mingi laevade teema üldse. Või siis kas need laevad kuskil satuvad valesse kohta, kus nad olema ei peaks. Aga võt sellist nagu sõja nagu hullenemist, võtta paljud kardavad seda Soome ja idapiiri, eks ju, mina olen kogu aeg näinud 2026. 2026 tuleb meile nagu mingisugune reaalne oht. 24 ma seda ei näe veel. Ja näitab, et midagi võib tulla veel mingi suur uudis veel Kreeta või Kreekaga. Seal poolt tuleb ka siis mingisugused suured rahutused, kus võib hästi palju kannatusi olla, Ateenad, sealt ka kuskilt. Hästi palju neid sambaid, seal on ju need sambad, seal on niisugune nagu mingi surnute teema, hästi palju surnuid. Nii et, sinna läheb ju tegelikult Itaalia ka, eks ju, seal ongi jah. Ja Kreeta. Ma olen siis hästi palju käinud, tegelikult on hästi ilus koht. Ühesõnaga, kui te kuskile reisite, siis mujal ma probleeme ei näe mägedes. Kreeta, Kreeka ja Itaalia, võt nende kohtadega kätte vahetik. Ma olen Itaalia kohta varem ka kusjuures hoiatanud. No muidugi Austraalia näitab hea koht. Nojah, see Austraalia on üldse hea koht. Ma ise olen ka mõelnud, kui kunagi munale vaadata, siis see on ju koht, kus minu teada vist ei ole kunagi sõdu olnud. Et tema hoiab kõikidest eemale. Kui mul varem, ütleme niimoodi, et kui mul käisid inimesed minu juures, siis iga tead seal 10-15 inimene küsis, et emigreerub kuskile mujale või läheb kuskile, siis praegu mul iga kolmas küsib, et mis oleks see parim riik siis, kuhu minna. Muidugi tuleb alati individuaalselt vaadata, aga päris palju on seda ära minemist siit juba. Nii et mingit raha, suurt kriisi, ma ütlen, küll ma ei näe. Jah, ma saan aru, et ülemaailmselt siis USA-l seal vist praegu ongi hästi, nagu ma tean. Aga ütleme niimoodi, et mitte midagi niisugust nagu enneolematut ma nüüd küll ei näe. Et suured muudatused, aga pigem positiivses vallas, mitte negatiivses. Vaatame. Sõdu on olnud ju ka ennem ja sõjad ju alati jäävad ka tulema kuskil teatud kohtades, eks ju need pingehetked. On ju olnud seal Süürias, on olnud seal Afganistanis.
Ja noh, nüüd on meil Ukrainas, eks ju, Gazas. Aga vaatame seda, mis huvitab meid siis kõige rohkem, mis siis meie Eesti riiki toob. Ma arvan, et see on natukene huvitavam. Et ma olen saanud ka hästi palju kirju sellel teemal. Et valitsuse kohta, valitsuse töö, tervis, rahvatervis, hinnatõusud. Vaatame siis need energiat ka üle. Tahan seda kaarti võtta. Eesti. Veebruar, märts. No jah, muidugi veebruaris on hea rahakuu. Mis siis tagasi tuleb meil? Kas on see tulumaks või? Märts, aprill, mai on meil hea kuu, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember. Noh, panin jaanuari ka veel. Ei, mina ütlen ausalt, no mina ei tea, mina panen nüüd Eestile ka kaarte, mina ei näe nüüd siin, ei tea nüüd, kui palju nüüd muutusi peaks tulema, et noh, mina ütlen, et ei pea sinna sukasääte või tumba sisse kogu mu raha nii nagu vanasti, et noh, ilmselgelt asjad on kallimaks läinud, elu on kallimaks läinud, see rahaväärtus on ajas muutunud, aga nüüd päris hulluks me nüüd ka minna ei saa ja ma ei näe nüüd, et see valitsus nüüd nii hulluks ka läheb, et me nüüd üldse enam elada ei saaks. Mina usun, et pigem, kui ma vaatan ka ise ennast ja ma vaatan näiteks oma ostemisi varem ja mis on nüüd, ma arvan seda, et selline olek pigem karastab neid ennast ka ja kõiki, kes meie ümber on. Et kui sa kvoodi lähed nüüd küsida, kas mul on seda vaja või mul ei ole seda vaja. Mille pärast ma selle ostan? Kas ma ostan selle sellepärast, et ma tahaks ennast hetkeliselt hästi tunda või mul seda reaalselt vaja? Et ütleme niimoodi, et me peame käima halbadest aegadest läbi sellepärast, et me saaksime aru, mis meile tegelikult on ka tähtis ja vajalik. Et paljud muretsevad, vaata, et peretoetused võetakse ära ja ütleme niimoodi, et raha jääb nagu vähem kätte. Aga mina vaatan, et seal ikkagi mingi muutus tuleb ka selles perepoliitikas ikkagi positiivne. Mina ei näe, et nad kõiki neid asju täide viivad peretoetuste ja muude asjadega lastelt siis äravõtmisega. Et seal mingisugune positiivne muutus ka seoses nendega tuleb. Ma ei tea, kas ta on siis üksikemadele mingisugune positiivne toetus, aga ühesõnaga mingi perepoliitika muutus seal tuleb veel, aga tuleb positiivne. Lahvatab ka mingi skandaal, see on äkki august või siis on isegi juuli, mingi suurem skandaal tuleb meil siin. Mingi suur vale, see on siis see minevikuga seotud, sest kui ma vaatan mõjukaarti, siis esimene kaart on siis déjà vu. Ehk siis mul on tunne, et meil kõik asjad siin Eesti riigis korduvad süstemaatiliselt. Tehakse kogu aeg neid samu grandioosseid vigu ja samu kogu aeg samme. Et me teeme nagu 2 sammu edasi ja siis teeme 3 tagasi, jälle 2 sammu edasi, jälle 3 tagasi. Seal oleks täielikku nagu inimeste muutust oleks vaja seal valitsuses. Aga meie inimene vaata loomupoolest niisugune vaikne, eks ju, inimene väga julge midagi öelda, me lähme kõigega kaasa. Et rahvas võiks hakata järgmine aasta rohkem häält tegema. Üritan ka ise seda teha. Kas või ütleme niimoodi, et kui sa päris ei taha sinna, ma ei tea, valitsuse ette minna, sinna roosasse majja tead karjuma minna, eks ju, siis testa vaikselt. Kui sul ei meeldi koolisüsteem, mine räägi õpetajaga, mine räägi direktoriga, kui sul ei meeldi lasteaiasüsteem, mine räägi lasteaiast sellest ja võta vanemad kaasa. Et isegi need pisikesed asjad muudavad ära, sest kui meie mõtleme, et meie oleme nii väiksed inimesed ja nagu nii meie hääl ei loe, siis tegelikult loeb, kui iga inimene oleks niisugust väikest muutust tegema. See on sama, kui mina lähen poodi ja mina näen, et näiteks üks päev ma just käisin poes, mida ma vaatasin seal? Ma vaatasin küünlaid. Selline väike küünal rimis oli mingi 16,90 ja mina mõtlesin, kas tegelikult ka keegi ostab seda või? Ausalt, ma ostan selle küünla vahe ja valan selle ise ära. Või siis mõtlen mingisugused targemad viisid või vaatan odavamat alternatiivset varianti. Et kui sa lähed poodi, siis tee teadlikumad valikud. Kas sa annad kaupmehele selle raha kätte või sa ei anna? Ja küsi enda käest, kas mul on vaja seda osta 5-kordse hinnaga? Või ma saan ilma selleta hakkama või teen seda hoopis ise? Et rohkem võiks olla järgmises aastast teadlikumast, et ma teadvustan endale, mida ma ostan, mida ma teen, mis on mulle vajalik, mis ei ole mulle vajalik. Väga teretuld on taaskasutus, ma arvan, et see déjà vu kaart räägib näiteks taaskasutus, hästi moodi olen taaskasutus jälle. Mööbliesemed, riided, mida ma ei soovita neid vahetada tuttavate vahel, sest kui sina vahetad need inimesega, keda sa juba tead,
siis sa võid tema emotsiooni ja probleemid enda kaela võtta. Aga kui sa ostad täiesti võhivõõralt, keda sa üldse ei tea, siis tema energeetikat sa endale ligi ei võta. Mina just üks päev käisin ka taaskasutuspoes, leidsin oma ilus kleidi. Et see on hästi teretulnud. Aga esimene kaart ma vaatasin, mis oli ka maailmapildis, oli maagikaart, et mul on tunne, et osad siuksed vanad ennustused, mis on maailma kohta ennustused, hakkavad täide minema. Ja ütleme niimoodi, et inimesed on ka läinud rohkem maagia usku ja inimesed hakkavad ise ka nagu rohkem nagu tunnetama ja asjad hakkavad nagu täppimine. Mõni vaatab mingi piiblist mingid etteütlemisi, mis tead seal aastatuhanded juba on kirja pandud. Ja vaatab, et oi, nüüd hakkabki minema, et järgmine aasta on kuidagi nagu hästi veel müstiline aasta, kus asjad hakkavad täide minema. Maagiakaart on. Seega soovitan ka teile, olge oma väljaütlemistes ja soovides ettevaatlik. Et kõik, mis te just nagu ütlete, see ka realiseerub. Soovitan ka seda nagu kõrva taha panna. Aga meie Eesti piires ma vaatan ei. Siin mina suuri muudatusi ei näe, muid mingid lahkelisid ka ei näe, välja arvatud selle suuremast skandaalist. Aga ütleb jah, et aasta lõpp, võt selle suurema maailmakaardile ka, et aasta lõpp järgmine aasta on selline raskem. Minu arust üldse aasta lõpud ei ole kerged, sest alati inimesed, kes on laissad olnud aasta alguses, üritavad aasta lõpus kõik ruttu ära teha, mis nad on siis planeerinud, siis nad kõik jooksevad. Eks ju, kui sa poodidesse ka vaatad, detsembrikuus kõik hakkavad järsku jooksma, kõike tegema, eks ju. Või siis järsku tellima. Et proovi teha niimoodi, et aasta alguses sa paned omale kõik asjad kirja, mida sa siis teha soovid. Et sa hakkad neid aasta alguses pigem täitma mitte aasta lõpus. Aasta lõpus tõesti jah, sellist lastega reisimist, just ma ütlengi, et põhirõhk oleks järgmisel aastal lastel. Olge hoolsamad lastega, kuidagi lastega näitab nagu palju sellist õnnetuste ohte või siis nagu sellist hooletust. Ja nagu lapsed on nagu see nõrgem koht. Et proovige siis rohkem aega veeta nendega ja tõesti, kui tahate reisil käia või midagi nendega teha, siis tehke seda aasta esimeses pooles. Aasta lõpupool võiks olla siis sellise kodusem. Ja mingi koolisüsteemi muudatus tuleb ka. Hakkab tulema juba juttu koolisüsteemi muudatusest. Aga mul on tunne, et see läheb nagu kergemaks, mitte raskemaks. Ja mul on tunne, et hakatakse ka tutvustama mingit uut süsteemi poisslastele, midagi, mis on seotud sõjalise valmisolekuga või siis sõjaväega. Ma ei tea, kas nad siis hakkavad kooli kuidagi seda sisse tooma mingisugust õpet poistele, aga kuidagi nagu meil vist 2021 peaks sinna sõjaväkke minema, aga võib minna isegi arutellu, et hakatakse varem seal midagi õpetama. See võib olla isegi see 16+. Mitte, et 16+ hakkad sõjaväkka minema, aga seal mingi eeltöö käib. Ja inimesed pange ise ka tähele, kui raadiost juba tuleb niisugune lause, ole valmis. Mina mõnikord autoga sõidan ikka kuulen, ma kuulen erinevad raadiod, Kuku raadiod, kui Elmarit olen vist vanaks jäänud, mõnikord Star FM, mis iganes, eks ju, parasjagu, mis laulmid seal köidab. Mul on silma jäänud ja ka kõrvu jäänud see, et kas on kuskil plakat kogu aeg, ole valmis või siis sa kuuled. Ei ole niisugust nagu sloganit meil, et valmistume, et mine tea, vaid ongi nagu reaalne, et ole valmis. Siis mina selle põhjal ütlen, psühholoogiliselt on see alati see, et ta tulebki meile. Siin ei ole enam küsimust, et millal see sõda nagu meie õuele jõuab. Ta jõuab nagunii. Vaat siin on küsimus, millal. Ja minul on peas 2026. Mina üritan nii palju oma asjad kordajad, et 2026 mina saaks aastaks ajaks ära minna. Okei, siin võivad mingid pisiasjad veel muutuda. 2024 sellist probleemi veel ei näe, aga mul on tunne, et 2025 läheb suuremaks ettevalmistuseks. Juba praegu see käib. Ole valmis. Niisama seda ei tehta. Teatakse seal rohkemat, aga Ütleme niimoodi, et järgmine aasta saab veel, muidugi meil peale seda Covidit nagunii tuli meil Covid, eks ju, siis tuli meil sõda, siis tuli meil teine sõda, siis tuli majanduslangus, eks ju. Ütleme niimoodi, et meil seda head aega vist väga keegi ei mäletagi. Aga ma soovitan, et võtke see rahulik aeg ise endale. Eemalduge sellest kõigest. Võtke see aasta aega, järgmine aasta, kus te kuulete vähem neid uudiseid, kus te tegelete rohkem oma perega ja tegelete oma vaimse tervisega. Et siis olla valmis aastaks 2026. Aga tehke omale see, hea sõna, peretõška, nagu tehke omale see vahepaus. Sa ei saa kogu aeg joosta, sprintida, kogu aeg lasta, sa ei saa. Sa pead vahepeal ka puhkama.
Ma saan aru, mina emana ka, selles mõttes ma olengi valmis, eks ju, ma valmistun nii palju, kui ma saan. Never know, eks ju. Aga praegu sellist kui ohtu ei, pigem on see, et meid on nagu hästi survestatud just nagu rahaliselt, vaimselt ja nii edasi. Aga ma ütlen, et rahaliselt ma hullemat seisu ei näe, kui on eelmine aasta. Minu arust on need suht võrdväärselt. Et hinnad on tõusnud juba eelmine aasta, paljud tõstsid juba hinnad ette ära, eks ju. Et mitte mingit muutust ma ei näe, nii et ärge sukas, ärge päris koguge. Ja ma arvan, et see on ka õige ütlus, et kui me kõik hakkame tumbadesse omal koguma ja raha ringi käima ei hakka, energia armastab liikumist, ringi käimist, siis tegibki see probleem, kus raha ei liigu ja hinnad tõusevad. Nii et ostke seda, mis on teile hingelähedane ja mida te vajate. Ja enne kui te midagi teete, küsige alati endalt, kas mul on see vajalik. Võtke asja mõistusega ja nautige rahu ja kuulake vähem seda survestust ja survestamist teiste poolt. Siis kui me vaatame tagantjärgi kõik seda COVID-i möllust ja kõike muud, eks ju, siis järgmine aasta näitabki tagasi peegeldamine kõikidest eelmistest aastatest, ehk siis võivad võimenduda kõik need probleemid, mis on eelmised aastal siis olid, eks ju, see ongi siis mingisugused uued biorelvad viirused ja kuskil mingisugune sõda, mis siis meid ilmselt siin täies mahus ei mõjuta, midagi suurt ma ei näe siiski tulemas, pigem mingid positiivsed muudatused. Võtke asja mõistusega ja eemalduge internetist. Nautige neid, kes on päriselt ka tähtsad. Need on teie lapsed, see on teie pere, kõndige looduses, tegelege loomadega ja ma usun, et te saab järgmine aasta olema väga ilus. Mida vähem me poliitikast teame, ma arvan, et seda parem on. Ja ma usun, et need kõrgemad on ise ka väsinud pidevast tülitsemisest, pidevast võimu näitamisest, et seal ei ole otsaga lõppu enam ja ma usungi, et inimene on väsinud. Nii et tehke omal see teene, lööge klaasid kokku ja lihtsalt nautige hetke. Mina soovin teile head uut aastat.